Tere hommikust. Tegelikult täna on pühapäev. Täna on, ma ei tea, mitmes kuupäev üldse, ma panen siia kuhugi äkki. Aga täna me sõidame Tartusse. Hugo poisil on sünna. Siis me läheme Hugo poisi sünnale. Ma tegelikult oli 9. aga täna nad tähistavad. Vaata, põriseb, eks ju. Wow. Alati, kui mina teen kohvi, siis kohvimasin tahab midagi. Iga kord. Tartus me võtsime korteri. Ma arvan, et me jääme ööseks. Ja mul on kohe, mul on ikka suht ärevus. Nagu ma veel eile õhtul ütlesin, et ma ei tea, kas ma nagu suudan tulla, et äkki lähete Miaga kahekesti. Mul on see, räige lumetorman on ju, ja mul on selle libedaga ma nagu, mul tuleb paanikahoog peale, kui peab sõitma. Ja mina isegi ei sõida, on ju. Aga mul on lihtsalt nagu üldse nagu autoga sõita. Mulle ei meeldi talvel üldse, nagu ma väldin igal võimalusel autoga sõitmist talvel. Ma lihtsalt nagu ei meeldi üldse. Ühesõnaga, aga täna me sõidame Tartusse. Sõidame tasakesti, rahulikult ja homme pidi olema nagu ilm parem, et siis jäämegi ööseks, vaatame. Äkki jääme 8 ööks, meil praegu nagu ei ole nagu kiiret tagasi, vaatab, kuidas läheb. Nii et tegelikult tore on tegelikult, sest see on meie esimene 4-kesti. Mine kuhugi natuke kaugemale ja kuhugi ööseks, nii et ma usun, et läheb hästi. Me võtsime 2 tuba, nagu 2-toalise korteri. Võtsime või? Vaata lillekest, vaatad, ilus. Lillekene on see. Kas see on? Lillekene. Ilus, eks ju? On ilus. Ilus. Ühesõnaga, ma väga ootan tänast. Ma tean, et Mial on nagu mingi Max megalahe seal sünnal. See on mingi liiva. Tartus on ja mingi liiva. Ma rohkem ei süvenenud kui mingi liiva mängutuba vist või nagu, et ühesõnaga, et liiva sees mängivad nad. Ma ei tea. Aga tundus nagu megalahe ja pole sellist asja enam näinud. Nii et lähme vaatame üle. Eks ju? Ja sõpru on ka nii tore näha. Eks ju? On ju? Jah, Kertut ja Jussi. Lähme vaatame ka. Eks ju? Jah. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love. Vaadake, milline kodu meil on. Siin on esimene. Ops. Aha. Siin on esimene vannituba. Mega nunnu. Siis siin on, Miia, võta riidest lahti ennast. Siis siin on elutuba, siin on nii toredalt, et siin on nagu meie kodulaud ja vanaema toolid. Vanaema on samasugused toolid, ainult et rohelised kodus. Võta riidest lahti ennast, Miia. Siis selline köök. Väga meeldib see köök. Mega nunnu köök. Hästi armas. Ma mõtlen, et järgmise kuju võiks vabalt midagi sellist teha. Ainult, et võib-olla kivipinnaga. Ma ei tea, väga armas. Mulle meeldib. Siis vaadake seda. Vann. Me lähme siia lastega pärast vanni. Ma olen nii katsenud vanni. 68 € öö. Saad aru või? See tundub nagu tasuta. Siin magame mina ja Uku. Meile anti see tuba. Siin on nii palju ruumi, mega kõrged laed.
Väga suur korter. Nagu uskumatu. Siia võib, kuule, siin me hakkamegi käima nüüd. Siin on veel rõdu. Ja siin on siis Miia ja Kaspari tuba. Vaadake. Siin on veel üks tuba. Lahe, vaata Miia, sina täna tudud issiga siin. Jee! Issiga siin. See on sinu oma või? Lahe. Ära šokolaadi kätega, jah. Pane suhu endale see šokolaad nüüd. Ühesõnaga, selline mega lahe kodu paariks päevaks. Baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. Meil on siin nii mõnus olnud. Uku magas terve öö. Meil on täna järgmine hommik, kell on 9 saab. Miia ja Kaspar läksid poodi. Põhimõtteliselt meil oli täna tegelikult selline plaan. Eile meil oli siis, käisime Hugo sünnal ja peale Hugo sünnat me läksime veel Jussile ja Kertule külla. Siis me olime seal vist mingi, ma ei tea, 2 tundi. 9 läksime kõik magama ilusti. Ja siis, no me olime nii väsinud ka. Kõik olid nii väsinud lihtsalt. Ja siis meie Ukuga magasime terve öö. Miia ja Kaspar vist magasid ka terve öö. Aga Miiale eile juhtus väike õnnetus niimoodi, et ta hüppas seal voodi peal kuidagi väga halvasti peaga vastu seda voodi nagu äärt. Ja nagu ta natuke nutis on, aga siis jäi magama. Ja nüüd hommikul meil täna tegelikult oli selline plaan, et Kaspar viskab mind ja Ukut, viskab Kertu ja Luuna juurde, et lähme seal jalutama või midagi, et meil on siin kell 12 on siin nagu check-out, et äkki mingi 10 või niimoodi läheks sinna. Ja mina tahtsin hommikul vannis käia, ma arvan, et ma veel jõuan isegi. Aga põhimõtteliselt ja siis Kaspar ja Miia oleks läinud spaasse ujuma, et Miia mäletas, et eelmine kord me käisime ja tahtis minna. Ja siis, aga nüüd kui nad ütleb, et tal nagu pea valutab ja tal on kael täiesti kange, ta ei saa nagu paremale, vasakule. Jah, vasakule ta ei saa oma pead nagu üldse keerata. Siis me mõtlesime, et lähme koju, et ärme lähe seekord, et meil tegelikult polnud plaanis spaasse üldse tulla, et me oleks pidanud talle siis ostma kõik need uued trikoo, Kaspar oleks pidanud endale uued püksid ostma ja nii edasi on ju. Et me mõtlesime, et aga meile see korter nii meeldib, me korraks mõtlesime, et äkki me jääme nagu homseni täiesti. Aga kuna nüüd Miial see peakene ja ta on natuke nukker ka natukene, et lähme siis täna koju tagasi, et täna tundub selline okei ilm sõita ka, eile oli suht vahepeal natukene hirmus, aga täna tundub, et on väga lund ei saja ja on selge. Ühesõnaga jah, et meil tänased plaanid me jätame ära, aga me juba mõtlesime, et järgmine kuu veebruaris me tuleme kindlasti tagasi ja just siia korterisse, siin on nii mõnus. Nagu siin on nii avar, siin on nii palju ruumi, siin on 2 eraldi magamistuba, niimoodi, et oligi, et mina ja Uku magasime siin, nemad magasid seal ja seal on veel 2 eraldi voodit. Muidugi nad magasid üksteise kaisus on ju, aga et kui on vaja, siis seal on ka 2 eraldi voodit ja hästi kuidagi nunnu on siin see olemine, mulle nii meeldib. Uku emmel on lühis. Ühesõnaga, vaata käsi ja lahe, sinu käsi. Uku on täiega avastanud oma käed, see on nii naljaks vaadata, ta vaatab vahest oma käsi niimoodi mingi wow. Praegu vist ka vaatas. Suhu paneb ja. Jaa, ühesõnaga. Uku on juba nii suure poisi nägu. Vaata, kui sa oled juba suure mees juba. Vaata ennast. Oi, kes see on? Me lähme vanni. Uni hakkab tulema hoopis või? Kaua sa nüüd üleval oled olnud? Võib tulla küll uni. Kuuled, aga kas sa vanni tahad minna? Lähme vanni. Tahad vanni minna või? Ühesõnaga jah. Me oleme
väga selles mõttes rahule jäänud oma väikse pisikese pühapäevase getaway'ga, et järgmine kuu tuleme kindlasti siia ja lähmegi siis spaasse ja teeme natukene rohkem, natukene nagu paremini neid plaane, et meil tulid need tänased plaanid tulid ka niimoodi eksprompt, et ära pealt oleks bookinud homseni kaasa tasin ja aga ei, me ei hakka seekord, tuleme järgmine kuu uuesti, on ju, ja vot. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. mul on 100% näha, et mul on olnud raske öö, kui mul on need peal. Siis on, kui te näete, et mul on need on all, siis on teada, et mul on öö vahel või midagi on. Ühesõnaga, me oleme kodus, me jõudsime, me oleme elusalt hästi kodus tagasi. Mulle nii väga meeldis meie väike getaway, mini getaway. Ja mulle nii meeldis see meie kodukene seal, milles me jõudsimegi olla ainult ühe öö, aga teate, me tegime plaani. Meil on nüüd plaan, et me tahame järgmine kuu minna kindlasti selle mõttega, et me lähmegi sinna. Ja mul on tegelikult, meil on nüüd Tartus, tegelikult meil on nagu 2 tuttavad ja tegelikult mul on ühed vanad peretuttavad ka Tartus. Kuked, ma saadan teile tervitused, Kuked. Ja ma tahaks kukkesid minna vaatama. Tegelikult ma olen sellest mõelnud juba nii pikalt. Minu vanune tüdruk on siis, kellel on kõde ja ühesõnaga ongi nagu peretuttavad. Ma tean neid reaalselt nagu sünnist saadik. Ja ma mõtlen, et kui kaua ma pole neid näinud. No 10 aastat kindlasti. Jah. Et oleks aeg. Aga ma tean täpselt, need on täpselt need peretuttavad, et sul võibki olla 10 aastat vahet ja see nagu, ma tean, ma olen nii kindel selles, et kui me näeme, siis meil ei ole üldse sellist tunnet, et meil oleks nagu mingi 10 aastat vahet olnud nagu sellel nägemisel. Et ma tahaks minna Karmenit ja tema perega vaatama kindlasti. Et siis ma mõtlengi, et kui me teeme selle järgmine kuu selle tripi, et me oleme nagu kauem seal, et me jõuame nagu kõiki näha ja et siis läheme spaasse ka ja et teemegi natuke sellise pikema olemise seal siis. Ühesõnaga, ma nüüd teen endale pudru. Miia on lasteaias. Väga rahulik on olla. Uku chillib seal oma toolis. Uku sai endale eile pakist tuli talle see mängu, see tegelustekk, eks ju. Ta fännab seda. Ta eile reaalselt oli mingi 10 minutit seal lihtsalt järjest nagu mingi vaatas seda parti või kalkulit või hani või mis seal on. Lihtsalt vaatas seda ja ta on üldse niimoodi nagu, nad on Miiaga nagu 2 nii erinevat beebit, mis on nagu täiega lahe. Aga tema on nagu, Ukuga ma saan niimoodi pesus käia, et Uku on mul seal toolis ja lihtsalt mul on seal see Uku vann on ka, mis on praegu mul puhast pesu täis. Aga siis oligi see Miia rätik oli seal Uku vanni peal nagu rippus niimoodi, siis Uku vaatab lihtsalt seda rätikut.
lihtsalt nagu vaatab seda rätikut, et nagu vau, mis see on, siin ripub mingi rätik ja siis ta võibki vaadata seda lihtsalt niimoodi. Miia poleks elu sees, ta ei oleks elu sees niimoodi, esiteks paigal istunud on ju, lihtsalt vaadanud mingit rätikut. Et tal oli kogu aeg vaja mingit entertainmenti ja ma pidin kogu aeg mingit klouni mängima tal ees, et ta jumala eest ei nutaks nagu. Et Uku on jah nagu täiesti teisest puust. Võib-olla tal ongi see, et ta nagu ka samamoodi nagu mina praegu, et kui õde on kodus, siis ongi, käib mingi täielik möll ja trall. No kuule, ma just räägin, et sa oled nii rahulik, ole nüüd rahulik. Ühesõnaga, et ta ka naudib neid võib-olla neid vaikuse hetki, neid rahulikke hetki, sest et muidu käib üks trall kogu aeg meil siin. Ma arvan, et kõik need inimesed, kellel on toddler ja beebi, need saavad aru. Tule siia, siis no räägid sa. Emme teeb pudru ära, eks ju? Emme teeb pudru. Emme teeb pudru. Emme teeb pudru, jaa. Emme teeb. Tule selle siia vaatamiseks, kas sa näed nii kaugele või? Oi, vaata pudel. Vau. Ühesõnaga jah. Toodetest veel rääkides. Selline asi. Imeline. Ma lihtsalt... Seda ma kasutan ka niimoodi, et esiteks suvel, kui on natukene saad päikest, kohe paned peale, kohe on imeline. Miial kohe, kui midagi on, ma määrin sisse, kui natukenegi ala mingi, ma ei tea, kuivab midagi, siis... Mis sa punnitad siin? Siis ma panen seda peale ja kohe nagu, ma ei tea, ühesõnaga ükskõik mis on, ma panen seda ja see on nii hea. Ja ma vaatan, et ma pean uue ostma kohe, nagu kohe midagi siin natukene veel on, aga... Ühesõnaga jah, see siin oli mul just, siis ma mäletan, et ma alles ühes videos näitasin oma lemmikuid tooteid on ju. Ja siis seda ma pole kunagi näidanud vist, aga see on mul nagu top 1 igal ajal põhimõtteliselt. Nii, Ukukene. Mis me nüüd teeme? Sööme pudru? Jah, pudru nüüd natukene seisab siin. Lähme jalutama ka või? Tahad minna jalutama? Ilus ilm on vaata. Lund natukene sajab ka. Päikest ei paista, aga nii valge on. Kohe on nii valge. Nii hea tunne. Nii, las pudru natuke seisab siin siis. Nii armas. Uskumatu lihtsalt. See on elu toddleriga. Pead olema valmis, et sa paned endale kindad vankri alla, aga sa pead olema ka selleks valmis, et sul on ainult üks kinnas, sellepärast et teise kindaga on su toddler kuhugi pistuuri pannud. Ja selliseid asju on nagu iga asjaga reaalselt. Niimoodi ma panen oma asjad kuhugi ära. Üks hetk neid lihtsalt ei ole ja siis ma näiteks leian need kuskilt, ma ei tea, kuskilt, mis näidet ma võiks tuua, pottide seest ja kuskilt hoopis teisest kohast ja WC-kapist ja et nüüd ma hakkan kodus oma kinnast otsima, huvitav, mõista, nii põnev, nagu poleks mitte midagi muud teha, kui otsida oma asju. Nüüd ma siis külmetan, ei ole midagi. Minu lemmikud juba ei teagi mitu aastat ausalt öeldes. Kadarpiku tõi mulle nii palju staffi. Vabandust, ma olen lihtsalt nii elevil. Ühesõnaga, ahjusegu, amazing, kimchi, hapukapsas porgandiga. Eelmine kord minu meelest seda ei olnudki. Hapukapsalõhn. Appi nii palju kimchi'd. 2 pakki kimchi. Kui hea. Selline. Appi kui hea. Kapsase porgand. Oi kui hea. Peet. Oi kui tore. Oi kui tore. Ja no need on, ma ei tea, minu lemmikud reaalselt. Need.
need on the best ja nende porgandi, see mahl on ka the best. Nagu see maitse lihtsalt, see, ma ei oska seda kirjeldada, te peate ise proovima seda. Mis see on? Porgandi jõunamahl, ja, õigus. Apelsini porgandimahl ja porgandi astelpõjumahl. Porgandi astelpõjumahl, aga huvitav, kas see on neil uus või? Seda ma ei mäleta, et ma oleks proovinud. Või äkki mul võib olla lihtsalt mälu halb, see võib ka olla, on ju. Aga võt see porgandimahl on tõesti nagu, ma ei tea, no see on ulme kui hea. Ja see on minu lemmik nagu kõikidest asjadest nagu kõige lemmikum. Ja see ananassingver on muideks Kaspari lemmik. Huvitav, kas nad teadsid? Õun, sidrun, piparmint. Appikene õhtu ja mu päev läks lihtsalt nii heaks praegu. Nagu, nii tore. Nii tore nagu. Aitäh. Me oleme nüüd vitamiini täis. Uku, tead seda või? Nii hea. Sellest vlogist pidi tulema üks nädalavahetuse vlog, aga sellest tuleb hoopis 2 nädalavahetuse vlog, sest et see lihtsalt kuidagi niimoodi venind. Ehk siis täna on laupäev ja täna on meil plaanis minna kelgutama. Ja äkki tegelikult me tahaks jõuda kell 10 Viimsisse turule. Tegelikult on mul selline väikene unistus, mida ma olen tahtnud siin natuke täide viia. Et vaatame, kas me jõuame või mis me teeme või. Et jaa. Veel ei ole tädja või? Miia, pane see labidas ära, kuule! Ja. Pühapäev ja kell on saanud 8
Miia äratas mind Jukut kell 6 üles, ehk siis meie oleme siin kella 6 üleval. Eile me käisime siis ikkagi seal Viimsis taluturul ja let me tell you. Minge vaadake kohe värvikad maitsed jah. Põhimõtteliselt tüdruk teeb cateringi ka ja üldse nagu ma ei teagi, kas ma soovitan Instas followda, sellepärast, et minu meelest iga laupäev ei ole seal kohal, aga nagu eile ma teadsin kohe, et ta pani eelmisel õhtul panid story'd üles, et mis ta seal nagu pakub ja ma lihtsalt vaatasin neid story'sid ja mul lihtsalt ila tilkus ja ma mõtlesin nende peale, et põhimõtteliselt terve öö ja ma hommikul äratasin Kaspari kell 9 üles, ütlesin nii, nüüd on nii pana oma püksi jalga, sellepärast ma hakkan minema kohe. Ma tahan kell 10 olla seal, et ma saaks kindlalt seda, mida ma tahan. Ja ma võtsin siis vastlakukleid, ma võtsin kirsimoosi ja vaarikamoosiga. Ma ei tea, mulle meeldis vaarikamoosiga rohkem, aga see oli ka nii hea. Ma ei tea, need vastlakuklid on tal kuidagi nagu... Ma ei tea täpselt, mis ta sinna sisse pand oli, aga need olid nii head. Ja siis tal oli uus mingi pistaatsia-kreemi, mingi selline ümar, mingi... See oli nii hea. See oli lihtsalt nii hea. Ja siis ma võtsin soolaseid ka. Ma võtsin mingisuguse kanapiruka ja hakklihapiruka. Ja noh, ühesõnaga, mulle kana oma maitses rohkem kui hakkliha oma. Hakkliha oma oli ka väga hea. Aga jah, ma ei tea, nagu ta ikka oskab. Ta ikka oskab. Kes mõtleb, mida laupäeval teha näiteks perega, siis minge Viimsisse taluturule, on ju, et minge Viimsisse taluturule, et seal on nagu tõesti, esiteks seal on hästi tore juba seal jalutada, seal on mõnus see pikk see nagu tee, kus jalutada seal mere ääres, on ju, ja seal taluturul on üldse, siis me otsime sealt mingist sellest, mingi mees müüs seal mingit vorsti, ma ei tea, ühesõnaga, et seal on nagu veel inimesi, kes müüb oma asju ja üldse selline vahva, tore korraks selline pisikene käik perega. Sellest võiks täitsa meie traditsioon saada ausalt öeldes. Siis me käisime eile veel, oh my god. Siis me käisime õhtul veel, käisime Ave ja Robiniga kelgutamas ja Miia ja Uku. Ja kuidagi nii tore õhtu oli. Muidugi Uku mulle, tal oli täpselt see lühike see uneaeg, et me jõudsime tund aega olla. Ja Uku oli täpselt sellise... Varsti tuleb, Tommi tuleb sulle varsti külla. Et Ukul oli selline õrn uni, et ma pidin kogu aeg nagu kõigutama seda vanklit, et ma ise ei saanud kelgutada väga niimoodi. Hugo sünnipäev oli ära juba miiakene. Hugo sünnipäev oli juba käisime ära. Käisime Tartus, vaata. Ühesõnaga. Sina olid ka, jaa. Sina käisid ka, jah. Olid sina ka või? See oli suur tüdruk, Miia. Ja kuidagi nii mõnus õhtu oli eile, et kuidagi, ma ei tea, ma kirjutasin Avele ka, et teeme niimoodi, et sellest saab meie traditsioon, et käime õhtul kas siis kelgutamas või suvel jalutamas või midagi, või ma ei tea, see oli kuidagi, ma ei tea, kuidagi mõnus oli, hästi mõnus oli. Nad on nii armsad, nad on nii kallid ka, ma ei tea. Täna on meil pühapäev, täna me hakkame kohe koristama, sellepärast, et meil tulevad Idris, Ivari ja Tommi ja ma ei teagi, kas Tobias ka. Ühesõnaga, sõbrad tulevad külla. Ja sinu venna ja. Mis venna nimi on? Uku Lemi. Uku Remi on, eks ju. Vaata Uku räärakas küll. Vaat sul on näpp on ees praegu. Vaat nii, näed, vaat niimoodi. Vaat nii. Ai. Naljakas ju. Vaat Ukule meeldi. Naljakas. See, mida Uku näeb. Uku näeb meid nii. Vaatab sind, vaata. Naljakas Uku on ju.